Jou, ma olen Germo Murel, aasta on 2019, sa oled YouTube'i lahti teinud ja Delfi TV on uue Kruvib või Kruvi saate uploadinud. Täna vaatame, kas uued Eesti laulud kruvivad või ei kruvi. See on seal Spotify chartis teine koht praegu, Me oleme saatnud nagu lõpuks üle mingi 24 aasta Eurovisioonile kedagi võitma, et absoluutselt kruvib. See lugu on tehtud Eurovisiooni jaoks, on nagu nii Eurovisiooni lugu kui üldse olla saab. Kuigi ma olin Ann Marleni poolt, aga me saatsime loo võitma. See kruvib. See on nagu kõige eestlaslikum muss üldse, et lõpuks on inimesed hakanud ropendama. Me kõik ropendame igapäevaselt ja siis kõlab võibolla šokeerivalt, kui kõik eelnevad lood on nagu pop-lood olnud ilma ropendamiseta. Et see on nagu hea läbi nähtav siuke transparent muss, kõige kultuuripuhtam Eesti muss üldse. Kui sa kuulad, seal on deep sõnum, midagi öeldakse ja maailma parandatakse, et Tribu Pasta on ka puhtad ja kruvib. Mis asi see on? Night Tapes või? Räigelt nice. Ma alati elan täiega kaasa, kui mõni eestlane jälle Eestit kaardi peale paneb. Et Night Tapes on nagu väga nice'ilt seda teinud. Ma olin kuskil Lätis suvalises stuudios nagu trepikojas, siuke külmkõle trepikoda ja siis hakkan stuudiosse üles kõndima. Ma näen seina peal on Night Tapesi tuuriplakat. Siukse kõleda ilmaga, mis meil praegu on mitte, aga maikuus ma panen selle playlisti. Kruvib, 100% kruvib. Silmapiiri poole ikka ajas lohkleb ei. Mul on siuke vibe, et need samad produtsendid, kes teil kuskil 80-ndatel olid, on ikka veel mingil põhjusel elus ja produtseerivad nagu siukest mussi, mis nad arvavad, et 18-aastasele inimesele nagu meeldiks. Kuigi kiire on maailm ja kiire on aeg. Anne Veski, Pave the Way, no rets, pomm Eesti muusikas, mitte nagu seksuaalses mõttes, aga suur asi, aga nagu ma olen praegu kaine ja mul oli kruvi see, aga kui ma oleks nädalane bender, siis lõpu ots, siis ma õtsuks, see on nice. Aga mul oli kruvi see praegu, jah. Ma olen jälle terve suvi, tundnud end kui idioot. Sam on täielik idioot, et ta selle loo pani välja kuskil keset talve, mitte kuskil jaanipäeva eelsel ajal nagu, et see natuke läks minu kõrvus nagu raisku või selles mõttes, et kui jõuab jaanipäev kätte ja ma saan seda lõkke ääres kuulata, siis see lugu on nagu mu jaoks juba end ära tüüdanud. Aga see on naisilt tehtud lugu, minu meelest kõlab nagu lõpuks päris muusiku tehtud materjal, mis ta on praegu välja lasknud. Ma ei taha klubis jälle võõrastesse armuda, ümber nende jälle samakstatis sammuda. Ma olen seda täiega analüüsinud, seal on nagu liiga palju teksti minu meelest, et see võiks olla lihtsalt 2 mingit lühikest salmi nagu Smilersi lool on ja siis ära lõppeda, aga ta hakkab nagu veits räppima seal. Veits spittima, siis on lihtsalt see, et
pane mingi 5 lauset siia, mis tähendavad kõik hästi palju ja see oleks nagu Võsu Rannafesti kuradi piiklugu, mis kõik kaasa karjuvad, on ju. Jooka ainult viipan siin, kedagi ei saa kiita. No maitosta mul väheseks, et homme kokku liita. Ja tal on nagu hästi palju teksti nagu, mulle üldiselt nagu mussis siuke storytelling väga ei meeldi. Aga kuna Sam on lihtsalt siuke inimene, keda nagu minu ükski inimene maailmas ei tohiks lüüa ja halvasti öelda, siis nad on siuke kuldne retriever, et ma mõtlen, see kruivib. Panen kõvemaks. Miks Anne Veski selle peal ei ole nagu? Are you ready? Ja nagu, no ma ei saa öelda, et mulle ei kruvise, kui ma nagu kuradi õtsusin, aga ma ei paneks seda mitte mingil juhul playlisti, ma ei suuda nagu hardstyle'i kuulata, minu jaoks see on nagu nii, see on nagu Ameerika dubstep siuke veits, et see on nagu irooniliselt veits lahe kuulata, aga et no, kui ma siit stuudiost ära kõnnin, siis no, ma pigem panen selle Night Tapesi või Triibu vasta peale. Et mul on lahe, et ma saan kellestki uuest teada, aga mulle ei kruvi see žanr. Mul on mingi issue sellega. Sorry, Octones mulle ei kruvi. Meil tunneid ei saa tekkida või meelitab tabletiga. Päris selline ma magan ka ei teki pea. Kui oleks aasta 2019, siis ma võib-olla mu aju ei oleks välja arenenud veel ja ma ütleks mingi ei kruvi, aga nagu mul kruvib see. See on nagu, see on ülinais, see on hästi tehtud nagu kirjutatud lugu. Ilma elu ongi ju kaunis veides, su sõbranna mehes saanud, nüüd on geimees. Milline püant? No ma ei tea, nagu, ma olen siuke tunne, et AG veits nagu teab, mida ta teeb. Või 100% ta teab, mida teeb, ta on nagu edukam kui kõik ta heiterid nagu. Ja ta on päris jõus ka nagu väga chill ja laadna tüüp, nii palju kui ma taga kokku olen puutunud. Et siis kunagi minu see heit, mis ta vastu oli, on nagu tänaseks minu silmis põhjendamatu ja vend nagu teeb ja ajab oma asja ja edukalt nagu seal, kus ta ajab. Cool laul, mulle kruvib see. What about it? Mis see Pürmüüdi esimene see mingi remix oli? Ainult tunnustamiseks, see oli vist see esimene, mis nad tegid ka või? Minu meelest see oli esimene ja minu meelest on nagu nende karjääri kõige halvem asi, mis nad nende jaoks teinud, on see, et nad tegid selle ühe mingi remixi ja see toimis üli hästi ja nad olid mingi, see on hea valem, mille järgi kütta ja siis teeme igast nagu lugudest. Noh, nad oskavad ju produda, siis nagu minu meelest see nagu raisatud potentsiaal, et okei, hakkame nüüd mingi Kaja Linkmannide livestreamide jaoks mingid teamsonge tegema nagu, et ei noh, bag on bag, nagu leib tuleb lauale teenida. Mul tuleb lihtsalt see Koit Toome Roosa Kampsoni pilt meelde selle kuulates, see on ainuke mälestus, võib-olla mis mul selle looga tekib, aga ja, ma ei taha nagu arrogantne siuke ülbe olla, aga minu meelest see on nagu noh, nad oskavad nagu produda ja ma tean nagu, et nad on nagu musikaalsed. Aga see on lihtsalt mingi valemi järgimine, et see toimis, teeme 100 tükki veel, palun. et no ma ei tea, jah, ei kruvi, sorry. No muidu nagu okeid tüübid. Ma kaalun tõsiselt praegu soome keele õppimist, et ma saaks aru, kuidas mu kolleeg nagu deliverdab, sest et nii palju, kui ma olen aru saanud, siis no ma olen Eerikult küsinud, et aga nagu see on nagu hea ka või, siis ta mingi, no hea, ma usaldan seda, ma tean, et ta oskab nagu head teksti teha, aga ma lihtsalt tahaks nii väga aru saada, kui hästi see on nagu tehtud, noh, just nagu räpparina, et
et mulle kruvib räigelt see lugu, see on nagu mega nice ja mul on nagu lahe näha, et see skill on nagu kandunud üle eestikeelsest nagu soome keelde ka. Ma nii palju tean nagu, et see refrään on, et kui ma astun, siis mul on roosad käpad, nunnud käpad, roosad nagu põssal. Võib-olla ma vastasin enda küsimusele, kas see skill on üle kandunud või mitte, aga nagu kui sa saad sellest aru, siis sa saad sellest aru, kui mitte, siis mitte. Ma just hiljuti kellega arutasin ka, et ma olen vist nagu ainuke eestlane, kes nagu naudib soome keelt ja kui nagu rõve see kõrvas on, aga mulle räigelt meeldib soome keel. Minu mõttes oleks nagu hea partitrikk, mida teha, et sa lihtsalt keset vestlust kellega soome keeles rääkima, nii et keegi ei tea, et sa oskad soome keelt nagu. Mina Eeriku asemel teeks seda tihedamini. No nii, selline see saade oli. Nagu näha, enamus asjad kruvivad ja Eesti muss on noorte inimeste käes. Mul on hea meel, kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe, bell notification, subscribe'i newsletterit, telli digipakett ja kõik muud jutud. Kermo!